Film on autoriõigusega kaitstud audiovisuaalne teos, mis sisaldab endas nii pilti kui heli. Filmi võib pidada üheks kujundlikumaks ja meelelahutuslikumaks viisiks tuua meieni mõni lugu. Film ei sünni iseenesest. See on loometöö, millesse on panustanud oma aja ja oskused suur hulk inimesi. Ning kuigi vaataja näeb vaid näitlejate tööd, on filmi loomise taga ka režissöör, stsenarist, filmimuusika autorid, operaatorid, kunstnikud, kaskadöörid, eriefektide tegijad ning paljud teised. Filmi tegemine on mõnikord väga suur töö. Esiteks juba aja pärast. Näiteks minu esimene film Klass oli selline, et ma ühel aastal mõtlesin idee, siis 2 aastat seedisin seda ideed. Hea küll, see oli minu enda probleem, aga seejärel 3. aastal hakkasin inimestega rääkima, kes hakkasid mulle ideid pakkuma. 4. aastal kirjutasin ja 5. aastal toimusid võtted ja 6. aastal tuli film välja. Filmidest äraelamine on väga keeruline asi. Üldiselt Ameerikas on see enam-vähem võimalik, Euroopas on juba väga-väga raske. Euroopas on põhimõtteliselt süsteem selline, et natukene riik alati aitab. Ilma selleta ei oleks üldse võimalik. Ma teen filmi valmis, siis on see riigilt antud toetus on otsa lõppenud. Ja nüüd kuni järgmise filmini see aeg, mille ma mõtlen, et milline see järgmine film võiks olla, kui ma teda kirjutan, vestlen sõpradega, uurin maad ja ilma, läheb aega. Ja see aeg on mul vaja kahju endale leiba osta, on vaja korteri kütet maksta või mobiiltelefoni arvet maksta, interneti arvet maksta. Ja selle jaoks üldjuhul seda riigiabi enam ei ole. Mis siis nagu alles jääb see, et film läheb kinno ja ma saan kinopiletite pealt näiteks 25% endale. Või film ostetakse ära televisiooni, ma saan sealt natukene raha. Või film läheb DVD-de peale, inimesed ostavad ja ma saan sealt ka näiteks 10%. Enamalt jaolt see tähendab seda, et seda raha režissöörine jõuab suhteliselt vähe. Ja sealt ongi siis küsimus, et kui mulle seda raha kinopilitite juurest ei tule, siis ma väga tihti ei tea, mida teha. Ma tean, et väga paljud teised režissöörid lihtsalt vahetavad ametit. Ma eelistaks, et mulle annaks raha see vaataja, kellele mu film meeldis, kui et ma läheksin kusagilt käsi pikalt ees kerjama. Minu enda juhtus ka selline lugu, et kui ma olin noorem, siis mõnda aega ma ikkagi hea meelega vaatasin filme, kust iganes ma need filmid kätte sain. Kuni ühel hetkel pärast seda, kui ma olin oma esimesed filmid teinud ja ma sain aru, et tegelikult filmidest äraelamine on niivõrd keeruline, siis ma tegelikult leidsin, et ega seal ikka palju vahet ei ole. Selle raha ma leian alati, et DVD poest osta. Ma tunnen väga paljusid filmitegijaid ja ega mul ei ole nagu ka sellist tunnet, et ma nende filmitegijate oma sõprade ja kolleegide tagant tahaks varastada. Et see, kui ma selle raha neile annan, see tähendab ka seda, et ma ütlen, et ma olen neile tänulik filmi eest. Tasuta ja ilma autori loata filmide üleslaadimine internetti või nende allalaadimine, samuti piraatkoopialt filmide vaatamine ei ole lubatud ega aus käitumine. Filme võib laenutada vastavalt luba omavatelt isikutelt, näiteks videolaenutusest. Nii mõnigi film jääb sündimata ainult seetõttu, et juba loodud filme tarbitakse ebaausal viisil. Tarkvara on samuti seotud autoriõigusega. Kuigi igapäevaselt peetakse seda pigem tarbekaubaks. Erinevalt paljudest teistest teostest loob tarkvara ka ise uusi reaalseid väärtusi. Tarkvara on tööriist, mille abil on võimalik koguda infot, koostada referaate, luua disaine ja kujundeid, töödelda pilte ja heli, suhelda koolikaaslaste ja sõpradega üle kogu maailma. Arvutiprogrammidest kasutatakse enim operatsioonisüsteeme, kontoritarkvara, kujundus- ja viiruse tõrjeprogramme, veebisirvimise tarkvara, aga loomulikult ka arvutimänge. Arvutiprogrammide kasutamisel kehtivad samad põhimõtted nagu muude teoste puhul. Neid tohib kasutada ainult õiguste omajatelt saadud loa ehk litsentsi alusel ning selles märgitud ulatuses ja tingimustel. Arvutiprogramme ei tohi ka näiteks isiklikeks vajadusteks kopeerida.
See, miks Skype oli edukas algusest peale, on tegelikult tuleb sellest, et kasutajad tahavad, et asjad oleks võimalikult lihtsad. Ehk siis, et tõmbad internetist endale tarkvaratüki, installeerid selle ära, vajutad rohelise nupule ja saadki rääkida ükskõik kellega kuskil maailmas. Et mis tavaliselt selle tagant välja ei paista, on see, et täna töötab meil üle maailma üle 1000 inimese selle kallal, et Skype'i tarkvara üha paremaks arendada. Väga palju läheb tööd sellesse, et kuidas see tehniline keerukus kasutajast ära peita ja kuidas see teha nii lihtsaks. Nagu ikka mis tahes toote tegemisel, nii ka tarkvara puhul kõige alguses on idee. Tarkvara puhul on eriline see, et selleks, et hea tarkvara sünniks, on vaja, et koostööd teeksid üsna erinevate distsipliinide või erinevate ametitega inimesed. Et kõige rohkem paistavad tavaliselt välja tehnoloogid, kes oskavad hästi matemaatikat ja tunnevad algoritmiteooriat ja arvutiteadusi ja seda, kuidas panna masinaid tegema seda, mida sa tahad. Aga lisaks neile on vaja ka disainerid, kes hoolitsevad asja kasutusmugavuse eest ja visuaalse väljanägemise eest. Ja kõikide nende inimeste koostöös sünnib plaan, mida looma hakatakse. Kui on see plaan koos, siis hakatakse otsest tarkvara kirjutama. Ehk siis, et asuvad tööle inimesed, kes reaalselt toodavad koodi. Ja lisaks nendele osalevad sealt otsa siis veel testijad, kes pärast hoolitsevad, et tuli välja see asi, mida plaaniti ehitada. Inimesed, kes hiljem juba välja lastud tarkvara igapäevase toimimise eest hoolitsevad, jälgivad, et kasutajatel oleks võimalikult vähe probleeme ja kui need tekivad, et need saaksid kiiresti lahendatud. Kunagi oli ajalooliselt väga lihtne vaade, et tarkvara maksab raha ja siis, kui sa oled sellest maksnud, siis on see legaalne ja kui sa ei ole maksnud, siis see ei ole legaalne. Tänapäeval see pilt pisut keerulisem, et näiteks Skype'i tarkvara ei maksa raha ja igaüks selle võib internetist alla laadida. Küll aga iga tarkvaraga, kas see on tasuta või tasuline, tuleb kaasa tavaliselt selline juhend või tingimused, mis ütlevad, kuidas kasutaja tohib seda tarkvara kasutada. Ehk siis tegelikult selleks, et olla kindel, et see käitumine on legaalne, tuleks seda dokumenti lugeda ja vaadata, mida on lubatud teha, mida mitte. Mõnda tarkvara tohid kopeerida sõbrale, mõnda ei tohi ja see võib olla tihtipeale väga erinev. Üks asi, mis on alati selge, on see, et ükskõik, kas see tarkvara on tasuta või tasuline, selle taga töötavad inimesed, kas nad teevad seda palgatööna ja teenivad sellega raha või nad teevad seda vabatahtliku tööna või hoopis akadeemilisest huvist mingisuguse probleemi lahendamise vastu. Et alati tasub mõelda sellele, et tarkvara tegi mingi konkreetne inimene ja seega vastu tulla sellele, mida tema palub, et sa tema tarkvara kasutades silmas peaksid. Kas on siis raha maksmine või hoopis, ma ei tea, võib-olla hea sõna levitamine tema tegevuse kohta. Tarkvara piraatlus on kahjulik nii tarkvara loojatele kui kogu ühiskonnale, sest loomata jäävad paljud töökohad ja riigile laekub vähem makse. Piraattarkvara kasutamine võib tekitada palju halba ka kasutajale endale. Sellega võivad kaasa tulla nuhk ja pahavarad, mis saadavad sinu paroole ja pangakoode kurjategijatele, kes neid siis isukalt kasutama hakkavad. Internetist on tänaseks kujunenud peamine infovahetuskanal igas eluvaldkonnas. Kiire andmeside on loonud head võimalused filmide, muusika ja tarkvara levitamiseks. Paraku ei ole kõik internetis kättesaadav seaduslik. Internetis levitatakse sageli ebaseaduslikult filmi, muusika ja tarkvara piraatkoopiaid. Suur osa selliseid ebaseaduslikke koopiaid tehakse kättesaadavaks läbi kasutajalt kasutajale võrkude. Samuti ka avalike FTP serverite, foorumite ja mitmesuguste failivahetuseks sobilike keskkondade kaudu. Muusika, filmi ja tarkvara piraatkoopiate allalaadimine internetist ja nende edasine kasutamine on keelatud ning toob kaasa vastutuse. Mitmed failivahetuskeskkonnad nakatavad arvuteid viiruste ja nuhkvaraga, mis omakorda võivad viia pangaparoolide ja identiteedivarguseni. Me tahame ju, et kinodes oleksid uued filmid, loodaks uut muusikat ja saaks käia kontserditel. Et poodides oleksid uued arvutimängud, iPadid, raamatud. Aga et kõike seda luua, on vaja intellektuaalomandit väärtustada ja kaitsta. Kui looja ei saa oma loomingu kasutamise eest tasu, siis ei ole tal enam võimalik luua uusi teoseid või tehnoloogiaid. Intellektuaalomandi väärtustamine tagab paremad tooted ja teenused ning majanduslikku kasu ja sotsiaalsed hüved. Makse laekub rohkem, juurde tuleb uusi töökohti, see omakorda võimaldab rohkem toetusi kultuurile ja haridusele. Intellektuaalomandi õiguste rikkumisel on väga tõsised tagajärjed ning see toob kaasa süüteo vastutuse. Süüteo vastutus tähendab rikkujale vangistust või rahatrahvi
ning süüteo toimepanemise vahendi, näiteks arvuti, konfiskeerimist. Kõigepealt meeles tuleb pidada, et kõik intellektuaalomandi rikkumised on karistatavad ja nad on karistatavad kas väärtegudena või neid käsitletakse kui kuriteod. Väärteo eest määratakse isikule rahatrahv ja kuriteo eest võib isikud oodata vangistus või rahaline karistus. Rahaline karistus kriminaalmenetluses arvutatakse välja lähtudes isiku sissetulekutest ja vangistuse pikkus on kuni 3 aastat. Samas aga tihti unustatakse, et kuriteo süüdimõistmisega kaasnevad ka muud nähtamatud tagajärjed. Näiteks isik, keda mõisteti süüdi kuriteo toimepanemise eest, ei või töötada teatud ametipostidel. Neid piirangud näevad ette seadused. Näiteks isik, kes on tahtlikult toime pannud kuritegu, ei või enam töötada prokurörina, kohtunikuna, ta ei või olla advokaat või ta ei või olla notar. See omakorda vähendab oluliselt tema võimalusi leida endale sobiva töökoha. Samas tuleb silmas pidada, et kohtuotsused on tihti avalikud ja neid andmed saab praegu hästi kiiresti ja hästi lihtsalt interneti kaudu kätte. Ma isiklikult sügavalt kahtlen, et tööandja, kelle põhiline töövaldkond on seotud intellektuaalomandiga, kas või näiteks äritarkvara tootja, nõustub tööle võtta isikud, kes oli süüdi mõistetud ja eriti jäi süüdi kuriteo toimepanemise eest intellektuaalomandi rikkumise valdkonnas. Ettevõtte puhul võib rikkumine kaasa tuua ettevõtte sundlõpetamise ja rahatrahvi, mille suuruseks on kuni 16 miljonit eurot. Lisaks süüteo vastutusele kannab rikkuja ka tsiviilvastutust, mis tähendab, et tekitatud kahju tuleb hüvitada ning ebaseaduslikult teenitud tulu välja anda. Kui rikkumise paneb toime alaealine, siis kannavad vastutust tema vanemad. Politsei menetluses on olnud väga palju intellektuaalomandi rikkumisega seotud kuritegusid ja väärtegusid. Võib öelda, et keskmiselt iga nädal alustatakse üks uus menetlus, mis on seotud selle intellektuaalomandi rikkumisega. Tooni annavad just siis erinevate piraatkoopiate valmistamine ja müük, kus valmistatakse piraatkoopiaid filmidest, muusikast, tarkvarast. Samuti on väga levinud erinevate kaubamärkidega tähistatud ja võltsitud riiete, jalatsite ja aksessuaaride müügiks pakkumine. Politsei kogub tõendeid erinevate menetlustoimingutega nagu ülekuulamised, läbiotsimised, vaatlus. Ekslik on arvata, et näiteks filmi või muusikapala internetis üles allalaadimisega jäädakse anonüümseks. Internetti jäävad jäljed, mida politsei fikseerib tõenditena. Et kui alaealine on pannud toime süüteo, siis sellega kaasnevad kahjulikud tagajärjed lisaks temale endale ka tema vanematele või eestkostjale, kes on kohustatud hüvitama tema teoga tekitatud kahju. Päris karm värkas pole. Niisiis, ära rikku seadust. Ja tegelikult on millegi looja päris hea ja uhke olla. Ning kõige tähtsam, austa teiste õigusi, nagu sa tahad, et sinu õigusi austataks.